Me räägime jõust, me räägime väest ja me räägime sellest, mis loeb. Stuudio on läinud täis taaskord head energiat ja juba ka sellepärast, et minu enda Sabomm on siin. Aga meie juurde on jõudnud ka selline äge mees, sest daamid ja härrad, Võim ja vägi episood 16, Ardo Asperg. Tere tulemast, mu sõber, rõõm näha sind. Tere. Ma armastan su pusa, aga tead, ma nägin sinu kohta ühte naljakat asja, sa nimetad ennast listi kuulsuseks. Mis asi see on? Miks sa niimoodi ütled enda kohta? Noh, sest esiteks see on väga niuke Eesti spetsiifiline, et pole väga palju keeli ilmselt, kus on õ-täht, et Eesti on ilmselt üks vähestest. Ja kui sa nagu hakkad nüüd vaatama, ütleme, et kui on A-list, kus on nagu inimesed, keda kõik teavad, et kes seal võib olla, on ju, Nublu on ju, Kristjan Jõekalda võib olla. Ja siis sealt lähed B, C, D, kui sa jõuad õ-ni, et ma arvan, et ma olen umbes seal, on ju. Ja see on nagu okei koht, kus olla. Ma arvan, see on niuke vahva koht, kus olla. Kas plaan B on ka olemas? Tead, plaan B-listi kuulsuseks saada. Ma loodan, et ma ronin sinna nagu. Ma alustan hästi algusest üldse. See on küsimus, mida sa oled aastate jooksul saanud tegelikult igalt poolt, aga teeme siin ka selle ära. Ardo Asperg, kuidas sa jõudsid stand-upini? Mis on sinu see origin lugu, kuidas Ardo jõudis stand-up komöödiani? Või siis stand-up jõudis minuni? Kumb? Ma arvan, et ma võin tänada selles ilmselt nagu Eesti telekanalite programmi koostajaid, et tõenäoliselt esimene kokkupuude stand-upiga oli siis äkki Eddie Murphy mingi 80-ndate, tal olid nüüd Raw ja Delirious on ju ja ma ei tea, kuidas ma nagu praegu väga telekat ei vaata, aga kunagi oli vähemalt nii, et sul näidati tihti hilisöösel nagu oligi mingi öösel peale 12 või kell 1 mingi väga huvitavaid asju, mingi Kanal 2 ongi, järsku tuleb Eddie Murphy mingi 80-ndate special peale ja ma nagu poisina vaatasin seda nagu, et nagu miks see nii huvitav on, et see on lihtsalt tüüp, kes nagu mingi nahkkombinasoonis lihtsalt räägib nagu tund aega, aga nii huvitav on ja mulle alati nagu meeldis stand-up, mul ei olnud kunagi otseselt nagu kindlat mõtet, et ma hakkan kindlasti stand-up koomikuks, aga mingi hetk mõned tüübid hakkasid vedama Eestis stand-up nagu komöödia open mic'e, ehk siis hakkasid tegema stand-upi nii, nagu seda tehakse, ütleme, Ameerikas ja Ühendkuningriigis ja niimoodi, et nad lõid selle, ütleme, skene ja ma läksin proovisin ja siis ma olin nagu, et nagu see on nagu, see on nii lahe asi, see on nagu kõige lähedam asi, miks nagu kõik seda ei tee. Et ma tundsin, et see nagu mõjutas mind niimoodi, see tõi hästi palju nagu rõõmu mulle ja siis ma nagu jäingi tegema. Et teised inimesed võib-olla saavad muudest hobidest, asjadest sellist sama emotsiooni. Aga jah, kuidagi see sobis mulle. Kas Eddie Murphy ongi sinu esimene õpetaja või ta on lihtsalt inspireerija ja kas on üldse keegi, kelle kohta sa võid öelda, et ta ongi minu õpetaja või eeskuju? Ma arvan, et Eddie Murphy puhul see on nagu pigem nagu ikka inspiratsioon jah, sest ta on nagu nii kaugel nagu minu reaalsusest, et ta on selline ikkagi legend, ülemaailmne superstaar on ju, aga kui ma hakkasin nagu tegema stand-upi, ütleme siin koos oma kaaskoomikutega, kes meil praegu huumoriklubis on, et mõned olid nagu näiteks Sander Õigus olid teinud seda veits kauem, kui juba ma hakkasin tegema, nad olid veits juba seda teinud, et siis kindlasti nagu ma vaatasin neile nagu mingis mõttes kas päris alt üles, aga et ma vaatasin, et mida nemad teevad hästi on ju, kas nendelt annab midagi õppida ja ma arvan, et me oleme kõik see punt, kes me alustasime juba üle 10 aasta tagasi, et me kõik oleme nagu aja jooksul õppinud üksteiselt midagi, et vaatame, kuidas me areneme ja samas nagu mõjutame üksteist nagu olema ka paremad, et me hoiame nagu veits seda standardit, et see on väga tähtis, ma arvan, et nagu olla üha parem nagu iga aastaga ja vaadata oma materjali
et iga aasta on see, et sa vaatad vana materjali, näiteks eelmise aasta materjali, et noh, eelmine aasta see oli nagu lahe, see on mu parim materjal ja siis nüüd see aasta sa vaatad, et okei, noh, see on noh, vahva, aga noh, nüüd see uus materjal on parem, et sa alati loodad, et sa vaatad oma vana materjali, et see ei olnud päris see, nüüd on nagu see õigem. Kas sinu loomingu puhul ei saa nagu tekkida sellist asja, mille kohta kunagi keegi ütleb, aga see on klassika. Aasta tagasi see oli nagu vahva, aga 10 aasta pärast vaatad, aga see on jätkuvalt aktuaalne, et see ja tore, et kas selline asi on võimalik? Kindlasti on jah, ja mingis mõttes sa isegi loodad seda, et sul on selline, ütleme, mõju inimestele, et neile meeldib vaadata sinu mingit nalja, mingit bitti nagu mitu korda, sest näiteks ma vaatan ka oma mingite lemmikkoomikute bittid, ma lihtsalt tihti vaatan nagu uuesti üle, kuigi stand-up ei ole ju nagu muusika, on ju, et seal on väga suur osa selles, et nali peab olema üllatus, et kui sa olid juba seda kuulnud, siis sa võtad nii palju nagu seda emotsiooni sealt ära, aga mingid naljad ikkagi on, mis on nagu, isegi kui sa tead, kuidas see nagu lõpeb, siis sa kuulad uuesti ja nagu ma loodan ka, et mul on mõned sellised naljad, mida inimesed kuulavad võib-olla aastate pärast, nagu näiteks ma ise kuulan, näiteks või kui sa võtad näiteks mingid Kreisi raadio sketšid, on ju, et inimesed vaatavad neid mingi mitme aastakümne tagant, need on pähe kulunud, nad teavad mingeid tsitaate, aga nad ikka vaatavad seda, sest neile nii meeldib ja ma loodan jah, et mõned minu naljad nagu jõuavad ka vähemalt mõne inimese jaoks nagu sinna punkti ja on öeldud küll, et nagu, et näiteks, et kui ma ei tea, et kui oli koroona aeg, on ju, et siis ma vaatasin sinu mingi tunnid või kõik materjali läbi, mis nagu netis oli, mitu korda vaatasin läbi ja ma nagu, okei, see on nagu päris lahe, et ja võib-olla mitte ainult koroona ajal. Jaa, nojah, et nagu muidu ka, et on öeldud näiteks, et mul oli võib-olla raske periood elus ja veits depressiivne, on ju, ja siis kuulasin nagu stand-up ja sinu naljad nagu aitasid ja see on nagu päris lahe asi, mis kuulda, et ma tegelikult ise võib-olla ma lihtsalt teen oma asja, panen selle välja, sest seda on lõbus mulle teha, et ma väga ei mõtlegi võib-olla, et nagu kui palju inimesed sellega suhestuvad. Kas sa tead, mis on nagu sinu eduvalem või tugev külg, et kas sul on näiteks tark huumor, et sa mõtled läbi, et sa otsid seoseid või sa tead, et sul on nagu tugev karisma või sul on eriline hääl näiteks, et mis on need sellised tugevad instrumendid, mida sa kasutad? No ma arvan, et mul on suht nagu selline originaalne võib-olla viis, kuidas maailma näha, ma arvan, et tihti koomikutega me võib-olla vaatame sama teemat, aga me vaatame seda sama teemat nagu erineva nurga alt, on ju, et ühe koomiku siis nali liigub ühes suunas, teine liigub teises suunas. Aga üldiselt ma ei teagi, eks on selline ütlus, on ju, et kõige paremini saad olla sina ise, ainult sina ise. Et keegi teine saa olla parem sina kui sina, on ju, ja sa ei saa olla parem keegi teine või nagu, et sa ei saa kedagi jäljendada, sest see päris inimene on kahtlemata parem sinust ise olemises, läheb päris segaseks, on ju. Aga ma ei tea, ma tunnen ka, et sa pead nagu kogu aeg arenema, et see on see võib-olla edu valem, et sa mõtled, alati saab paremini kirjutada, alati saab paremini esitada nagu, et sa peadki proovima nagu kogu aeg ikkagi nagu natuke edasi minna, areneda, et kui sa jääd sama asja tegema nagu siis võib-olla 5 aasta eest oli lahe, aga inimesed tulevad praegu, see tüüp räägib ikka samadest asjadest, siis see ei ole nagu enam nii lahe. Meil oli üks podcast ühe koomikuga ja ma küsisin, et kas tema jaoks tema looming on mõnes mõttes kompensatsioon, kuna see nagu maailm ei ole kõige parem koht
ja sa püüad enda loominguga kas teha seda paremaks või siis enda jaoks kompenseerida seda, mida sa näed, tajud ja mille peale mõtled ja noh, ja võib-olla ei näed nagu pikemat perspektiivi sel maailmal, et aga mis on nagu sinu see laiem maailmavaade, kas maailm sind inspireerib, kuna see on kõige parem koht või vastupidi, sinu looming on kompensatsioon sellele, mis siin toimub? Võib-olla pigem siis kompensatsioon äkki või? Ikkagi. Sest no lihtsalt ma ei tea, stand-up on kuidagi see, et noh, sa ei räägi enamjaolt, sa ei räägi nagu oma mingi edukatest hetkedest või asjadest, mis läheb hästi, sest noh, see on võib-olla tore, aga see ei ole väga naljakas, sa pigem nagu räägid sellest, kui mingi asi käib sulle närvidele, on ju, võib-olla sa näed midagi, mis juhtub kuskil mingi, mis kurat seal toimub, on ju, räägid sellest, on ju. Et ja pigem jah, sa nagu räägid mingitest valupunktidest, kas ühiskonna mingi valupunktidest või siis räägid asjadest, mis nagu võib-olla sind enda juures häirivad või nii, et läbi huumori nagu sa saad teha võib-olla mingist negatiivsest asjast positiivse asja. Ja noh, ma arvan, publikule ka on see, et teraapia. No publikule see on igal juhul teraapia. Et inimesed selle pärast tulevadki. Et see, kuna see on nende jaoks, noh, jah, suuremas plaanis nagu teraapia. Kas sinu looming sinu jaoks on ka teraapia? No ma arvan, et seda võib-olla niimoodi klassifitseerida küll, sest no, kõige suurem rõõm tegelikult ongi just see looming, et näiteks kui sa nagu mõtled nalju välja, genereerid, mõtled mingit bitte, on ju, ja kui sa oled selles, ütleme, vaimses seisundis, kus sa oled nagu väga loov, siis noh, see on tõesti, see on väga hea seisund, kus olla, on ju, et see on nagu väga hea tunne ja võib-olla veel parem tunne on see, et kui sa nüüd võtad selle asja, mis sa oled loonud ja sa viid selle lavale ja siis see töötab hästi, et nagu rahvale ka meeldib. Et noh, see on võib-olla nagu veel parem, aga üldiselt jah, see loomeprotsess, see on lihtsalt väga positiivne emotsioon. Mida jah, noh, võib-olla igapäevaelu ikka võib ju olla nagu nüri, on ju, ja sa pead tegema asju, mida sa ei taha ja mis iganes maksma arveid ja ma ei tea, pesema pesu, on ju, ja no, lihtsalt nagu selline banaalne võib-olla kohati, on ju. Et aga jah, kui sa nagu võtad selle aja, et mõelda midagi nagu luua, see on nagu väga hea nagu seisund, kus olla, et on kindlasti nagu kasulik, ma arvan, koomikute jaoks nagu vajalik kindlasti, et kui sa nagu ei ole loov või nagu sa ei käi esinemas pikka aega, siis sa tunned, et nagu midagi on puudu. Ja muidu sulle tundub, et nagu läheb hästi. No, selles mõttes, et sa teed seda, mida sa tahad teha, et sulle see asi meeldib, see meeldib nagu inimestele, et sa nagu tunned, et praegu sul on selline eluetapp, kus on nagu suuremas plaanis kõik hästi. No tegelikult jah, kui vaadata puht loogiliselt, on ju, siis ta nagu läheb nagu enam-vähem iga aastaga, nagu sa näed, et ta läheb paremaks, on ju. Ütleme nii, et alati saaks paremini, on ju. Huumoriga on ka see väga subjektiivne, on ju, et minu huumorimeel on selline, nagu ta on ju. Ta suhestub mingite inimestega, mõnedega võib-olla ei suhestu, et ta võiks alati, kõigile ei ole võimalik meeldida, on ju. Aga samas, kui oleks, ma teeniks palju rohkem raha, ütleme niimoodi, selles suhtes elu oleks lihtsam, on ju, kui ma meeldiksin kõigile, on ju. Aga, mis tea, sa proovid nagu kasvatada seda publikut, nagu võib-olla paljud ei tea nagu üldse, et sa teed seda, sa proovid nendeni jõuda, on ju. Aga ma olen nagu väga tänulik selles suhtes iga nagu fänni eest, kes mul on, kes tuleb show'le või vaatab internetis neid klippe, on ju, ja nagu, kes nagu elab kaasa, on ju, et sest tegelikult, kui mõelda üldse, et Eestis nagu stand-up, et Eesti on nii väike koht, et sa võid mõelda, et kas sellele asjal nagu on üldse turgu või nagu, Eesti on nii väike riik, Eesti keelt räägib tegelikult nii vähe inimesi ja et stand-up nagu töötab
Eestis. Aga teraapiat me vajame nagu ikkagi peaaegu 100% kõik Eesti inimesed, ehk siis see turg tegelikult on päris nagu lai. Jah, et tegelikult jah, et nagu mida halvemaks elu läheb, seda parem mulle võib-olla. Ja seda ka. Kas sa tunned, et sinu nagu tase nagu kasvab, et sa arened pidevalt? No ma tunnen küll, jah. Ja see võib olla nagu näiteks, et erinevates faktorites ka, et sul on, ütleme, kirjutamine, esitus, kuidas öeldakse, inglise keeles delivery on ju, või siis sinu üldine olek, presence on ju, et vahepeal sa tunned võib-olla, et kirjutamisega olen arenenud või et okei, või näiteks mõnikord on nii, et sa kirjutad mingi nalja on ju, ja teed seda, natuke töötab on ju, paned selle kuhugi sahtlisse ja siis proovid nagu aastaid hiljem ja see nali on sama, sa ei ole sinna midagi juurde kirjutanud, kõik samad koostisosad, aga lihtsalt sa kuidagi oled, sul on rohkem kogemust, sa esitad selle paremini lihtsalt ja see töötab paremini. Seda on ka nagu alati lahe nagu kogeda, kui sul on mingi asi, mida sa ei saanud varem kasutada, aga nüüd see on hea, nüüd sa saad kasutada. Kuule, aga kas on võimalik, et kas oled seda näinud, et nagu koomik areneb, kasvab, kõik on hästi ja mingi hetk sa näed, et muidu teeb professionaalselt, aga midagi on nagu kadunud, et ei ole nagu sellist särtsu ja inimestele see ei ole nii huvitav, et võib-olla inimene ise koomik seda nagu enam ei taju, aga tegelikult on näha, et midagi on nagu teistmoodi, see võib olla ajutine või siis ongi. No see on selline asi, mida võib-olla sa võid täheldada nagu koomikutega, kes saavad väga kuulsaks või väga rikkaks, et kui sa vaatad näiteks mingeid Ameerika koomikuid, et sa vaatad nende nalju, tunniseid show'st spetsialeid on ju, vaatad, ülihea, et nad on nagu just piisavalt kuulsad on ju, et nad jõuavad sinuni, nad jõuavad mingi publikuni, aga nendes on veel see nälg on sees, et nad tahavad nagu jõuda täiesti tippu. Aga mul tundubki, tänapäeval eriti see, et kui sa saad nagu väga rikkaks selle stand-upiga, võib-olla sul on mingi oma podcast, vaata kõikidel koomikutel on ka oma podcastid on ju, kus sa nagu iga nädal põhimõtteliselt teed sinna nii palju sisu, rahvas nagu nad saavad tarbida sind nii palju on ju, et veits see võib-olla see erilisus kaob ära või see nagu maagia, et ma näen teda, kui ta laval on ju tunniks ajaks mingi kord aastas võib-olla ja ma arvan, et eriti kuna nagu ma mainisin, vaata, et stand-up räägib tihti sellest, et vaata see igapäevaelu mingid asjad, mis sind närvi ajavad näiteks, mingid asjad võib-olla, mis sind häirivad, et kui sa nagu jõuad täiesti tippu, sa elad nüüd omas mingi, ma ei tea, Beverly Hillsi mansionis on ju, siis sa lased teenritel või ma ei tea, kellel käia poes on ju, et sa ise ei koge seda tavaelu enam üldse, sa oled nii eraldatud on ju, et sa ei tea, milline on nagu tavainimese kogemus, siis jah, mulle tundub küll, et see nagu mõned koomikud on sellised, et kes, kui nad jõuavad täiesti tippu, sa vaatad, et okei, nende materjal ei ole nagu enam nii hea, et nad teavad, et mul on ma olen nii suur nimi, ma panen show välja, inimesed tulevad niikuinii on ju, ma saan oma podcastist mis iganes stiile asju ja nagu elu on nagu liiga mugav natuke, et mulle tundub, et stand-upi jaoks sa ei tohi nagu olla liiga mugav, et isegi kui sa võib-olla oled mingi ülirikas, siis mine ikka ise sinna poodi, vaata, seisa ise seal järjekorras, et sa tead, mis toimub nagu ütleme töörahva seas, vaata, et sa tead, mis päriselt kuidas elu käib Lavadel me tihtipeale ju mängime ka rolle, stand-upi maailmas on see ka selline 50-50. Kuidas sinuga on, kas ma räägin praegu Ardoga või ma räägin karakter Ardoga või kuidas seal laval on, kas sa oled seal natukene teistmoodi või sa pigem panedki 100% päris ennast sinna välja? Ma arvan, et ma olen laval kindlasti teistmoodi nagu selles suhtes, aga ma ei oskagi öelda, kas see on nagu karakter või ei, see on lihtsalt ütleme, ma ei tea, ma võrdleks, et näiteks kui Usain Bolt jookseb 100 meetrit on ju,
siis noh, ta jookseb nagu täiega, on ju, aga no ega ta nagu iga hetk oma elust, et noh, ta ei jookse ju igale poole, et ta nagu kõnnib ka vahepeal. et lihtsalt nagu vastavalt olukorrale, on ju. Et jah, ma ei tea. Ma ütlen ausalt, mul nagu endal nagu ei ole nagu, ma tunnen, mul ei ole seda jaksu, võib-olla mul pole seda võhma, et nagu igapäevaelus kogu aeg nagu mingit kildu rebida ja naljakas olla, et on tüüpe, on inimesi, kes nagu noh, kogu aeg vaata, kogu aeg noh, ükskõik kas laval või mitte, kogu aeg mingi nali, kogu aeg nagu noh, väga kõrge energia. Ja noh, on inimesi, kes üldse ei ole koomikud, kes lihtsalt noh, ongi igapäevaelus, tavavestluses lihtsalt ülinaljakad ja kes samas nagu ei viitsi stand-up'i teha, on ju, ütled, et kuule, et sa võid proovida, sest nad on noh, miks, ei huvita see, lihtsalt on loomulikult naljakas, huvitavad teised asjad, on ju. Kas sul on endal hetkel mingisuguseid põnevaid projekte ka, mille kallal sa töötad või tahaksid töötama hakata? No praegu ma tegin oma seda tundi, nalja siirdamine, rääkisin sellest juukse siirdamisest ja nii, et ma tegin show'd ära, aga väga lõbus oli, et noh, mitte ainult publikule, nagu endal on ka lõbus esitada, et ma arvan, minu tundidest kõige nagu vahvam tund, mida esitada, et see on täpselt see, et sa loodad, et nagu iga järgmine on parem. Ja ma arvan, et ma sügisel teen äkki mõne lisashow, kuna noh, ongi lihtsalt see, et kuna oli lõbus esitada, siis noh, võiks ju veel teha, et me ei taha seda materjali päris nagu nüüd sahtlisse panna. Aga mis meil on? Huumoriklubi poistega tuleb suvetuur, juunis äkki läheb müüki, et see on nagu see kõige lähedasem. Ja ma ei tea, noh, eks mingit näitlemist oleks kindlasti huvitav proovida, ega praegu midagi nagu kindlat ei ole siin, aga noh, ma arvan, et tulevikus järgnevatel aastatel, et võiks nagu oma varvast sinna vette ka kasta, on ju. Või siis, noh, internet on ju ka, et tänapäeval tehakse väga huvitavat sisu, et inimesed, kes isegi võib-olla on saanud professionaalse näitleja koolituse, lähevadki internetti ja teevad sketše, nad kehastavad mingeid tegelaskujusid ja panevad seda internetti üles ja siis saavad ka noh, miljoneid vaatamisi TikTokis, YouTube'is, Instagramis on ju. Et selles suhtes sotsiaalmeedial on ka ikkagi väga positiivne pool, et inimesed saavad väljendada oma loomingut ilma mingite vahendajateta, ilma mingite gatekeeperiteta on ju. Et ma ei tea, noh, valikut on palju, ütleme nii, et kuhu oma loovust suunata. Kas inimene, mees eelkõige, peab olema nagu ilus? Noh, loomulikult artist, inimene, kes läheb nagu lavale, noh, ilmselge see välimus nagu loeb, aga üldse nagu, kuidas sulle tundub, et kas nagu meeste puhul, et see välimus peab olema nagu tähtis? No tegelikult koomiku puhul võib-olla on see, et koomiku puhul on isegi parem võib-olla, kui see ei ole väga ilus või noh, et on ju naljakam tegelikult võib-olla, kui sul ongi, noh, ma ei tea, mingi suur kõht ees või midagi sellist, on ju. Ma arvan, et inimese puhul ei ole nagu tähtis välimus selles suhtes, et noh, ikkagi iseloom on tähtsam, on ju. Et lihtsalt tähtis on see, et nagu mida sa tahad. Noh, et ela niimoodi nagu, kas sa tahad ilus olla, tahad sa selle peale aega, raha, mis iganes ressurssi kulutada, on ju. Et ma ei tea, tähtsam on ikkagi, ma arvan, et sa oled nagu hea inimene, proovid olla hea inimene, vähemalt nagu teiste vastu hea, on ju. Et ilus olla, noh, kindlasti ühiskond nagu nõuab seda, meestelt kindlasti palju vähem kui naistelt. Et mehed, ma arvan, ei ole nagu selles suhtes niimoodi sundseisus ja ei peaks ka olema. Aga samas, noh, kui sa tahad sellele nagu panustada, siis noh, jumala eest nagu, muidugi tee, mis nagu sind õnnelikuks teeb, et kui sa tahad, ma ei tea, noh, kui sa tahad endale juukseid pähe tagasi, no mine pane, noh, kui näiteks lõualott, noh, häirib, no võta maha, no, tõesti, tahad tissid ette panna, oled sa mees või naine, no pane,
see on sinu elu, noh Jah. ma ei tea, kas ta on just lühike, aga nagu neid on ainult üks, nii et ela nii nagu sa tahad, et mis vahet seal on, mida mingi keegi teine ütleb, et kui see teeb sind õnnelikuks, siis pane aga edasi. Ma ei osanud kunagi keskenduda nüüd Ardo juustesse, see ei olnud minu jaoks kunagi fookus, aga kuidas sa ise tulid selle otsusele, et kuule nii, vaatasid üks päev peeglisse, mõtlesid, kuule mees, ma arvan, et siin on aeg midagi natuke teistmoodi teha. Ja siis läksid, ja sa ei läinud Türki, eks ju, sa läksid, kuhu sa läksid Portugali? Portugali, jah. Kuidas see teekond välja nägi sulle üldse, see on ju täiesti, ma arvan, et paljud inimesed tegelikult kas ei julge seda sammu võtta ja paljud ei tea tegelikult sellest mitte midagi, et kuidas see asi välja näeb? No tegelikult see on väga, vähemalt minu puhul oli väga pikk protsess, vaata, sest sa alguses ei taha tunnistada seda endale üldse, et see juhtub, et sa kaotad juukseid, sest tegelikult kui ma järgi mõtlen, teismea lõpus, võib-olla 20-ndate alguses juba, tegelikult võib-olla hakkas minema, ma vaatasin, et mul on siin mingid juuksed, mis on nagu hästi nagu kuidagi hädised või peenikesed ja mõtlesin, miks? Huvitav, miks? Sest mul nagu isegi ei tulnud pähe see mõte, et ma kiilanen nagu, et nii noorelt ju, see on nagu absurdne, ma ei usu. Ja lihtsalt aastad lähevad edasi vaikselt, sa ei märka ka kohe seda, sest seda mulle öeldi ka, et kui sa hakkad uurima seda juuste siirdamise asja, siis ma jõudsin sellise mingi faktini, et sa võid umbes 30% juustest nagu peast ära võtta endal ja nagu sellest ei oleks aru saada, ütleme, et kosmeetilist muutust ei oleks, et sa kaotad palju juukseid enne, kui sa nagu hakkad taipama, et okei, nüüd on läinud, et kui sul nagu vaatad, okei, nüüd on päris hõre, siis sa oled päris palju kaotanud ja see võttis aastaid aega ja sa ikka oled nagu see, et ei, ma ei tea, vist ma ei usu, on ju. Ja siis hakkad nagu vaikselt hakkad nagu, et okei, võib-olla midagi on läinud, midagi peaks võib-olla tegema. Ja tegelikult see nagu kestis täiesti kuni selle hetkeni, kui ma olingi seal opisaalis nagu. Et kui seal koha peal tehti, on ju profikaameraga stuudiovalguse all need pildid on ju kammiti igat moodi, juuksed lahku on ju, pildistati eri nurkadelt ja siis aeti juuksed lühemaks ka veel, sest kui sul on pikemad juuksed, kammid kuidagi ettepoole varjab ära, kui sul on lühemad juuksed, siis nagu see kõik paljastub jahmataval moel, on ju. Et ma teadsin, et see on piisavalt kaugele läinud, et mul oleks vaja juuste siirdamist, aga ikkagi koha peal ka veel, ma olin nagu üllatunud, et nii hull oli. Okei. Aga jah, põhimõtteliselt selle otsuse ma tegin, et nagu teha seda tegin vist võib-olla mingi 1,5 aastat tagasi äkki, et võtsin kliinikuga ühendust ja rääkisime, konsulteerisime, sain, aeg oli umbes aasta pärast seda oli neil pakkuda nagu vaba aeg. Siis vahepeal nagu ootasin, sõin tablette, mis hoiavad juuksed peas, söön siiani Finasteriid, väga efektiivne ravim, enamjaolt, et selles suhtes kui on mehi, kes kuulavad, vaatavad ja teil on ka huvi, et te tahate, et oleks juuksed peas, paljusid ei huvita. Osad inimesed, nad ei kiilane, nad ajavad lihtsalt kiilaks, neile meeldib see look, on ju. Aga mulle meeldib, et mul on ikkagi valik, et kas ma tahaks, et mul oleks juuksed, võib-olla kui ma tahan kiilas olla, ajan maha, aga mul on see valik, on ju. Ja ei ole paremat aega tegelikult kiilanemiseks kui praegu. Praegu on parim aeg ajaloos kiilaneda, sest sul on nii palju asju, mida selle vastu teha, sul on juuste siirdamine, sul on Finasteriid, on ju, mis ütleme, võib-olla mingi 90% tõenäosusega peatab kiilanemise, sul on minoxidil, mis nagu soodustab juuste kasvu, et meil ei ole kunagi olnud nii palju võimalusi sellega tegeleda, et tegelikult, mis ma tahan öelda, et teadus on imeline, teadus on väga vahva, me elame imelisel ajal, et see on näiteks üks asi, mille üle tunda rõõmu, on ju. Ega maailm ei lähe ainult halvemaks, on ka häid asju, mõned asjad lähevad paremaks. Näiteks juuste siirdamine, aastakümneid tagasi oli see, et nad võtsid suured tükid su peast, lihtsalt niimoodi plop-plop,
panid siia ette, on ju, ja siis see nägi välja nagu noh, nagu öeldakse, vaata nukujuuksed, on ju, tuleb pähe see, noh, vaata need, et pahmakas, näeb võlts välja, on ju. Aga tänapäeval üliarenenud protseduur, follicular unit extraction, nad võivad noh, ühe juuksekarva kaupa võtta, panna siia ette, et näeb hästi loomulik välja ja mingid nagu väga häid tulemusi on võimalik saada tänapäeva tehnoloogiaga. Nii et jah, nagu kui huvi on, lihtsalt uurige, et võimalusi on palju, tõesti, kui teid huvitab, et teil oleks juuksed peas, siis tänapäeval on võimalusi nii palju, pole kunagi olnud paremat aega kiilanemiseks. No elustandard kasvab ja meie arusaamad heaolust on hoopis teised võrreldes sellega, mis oli 20 aastat tagasi ja tegelikult ka arusaam sellest, kui oluline välimus sealhulgas ka meeste puhul on ka muutunud ja tegelikult see on normaalne. Ja ma arvan, et me peame tunnistama, et mehed tegelikult mõtlevad välimuse peale noh, sama palju kui ka naised, eriti vanusega, et kui tekib vaata see tunne, et nüüd midagi läheb ära ja see midagi on nagu noorus ja sa oled juba natuke teistmoodi, kui sa vaatad nagu peeglisse, siis välimus kindlasti on sinu jaoks nagu väga oluline, sa hakkad seda nagu väga jälgima, et see on natuke ka nagu vanuse küsimus, et ma arvan, et meeste puhul see on nii, et sa oled, ma ei tea, 13, 14, see mingi hetk on sinu jaoks väga oluline, kui sa oled noor ja siis nagu järgmine etapp on siis, kui tuleb juba vanus. Aga samas on õige, et see oleks sinu jaoks alati oluline, et noh, lihtsalt see välimus kindlasti peaks olema osa sinu nagu isiksusest, et see ei ole ainult nii, et see on nagu kuidagi eraldi fassaad, et siin kõik omab tähtsust, nagu füüsiline vorm, et see, mida ja kuidas sa sööd ja eelkõige see, mida sina ütlesid, et sa pead olema hea inimene. Täpselt. Kas sina oled hea inimene? No ma püüan tõesti, ma võin öelda, et ma proovin olla hea inimene vahepeal ikka ka ja annetan hea tegevusele ja noh, mitte palju, mul ei ole nagu palju raha, ütleme nii, aga samas ongi see, et kui palju inimesi annetab natuke, siis kokku tuleb suur asi, on ju. Et jah, ma arvan, et ma tõesti nagu proovin olla hea inimene. Ja ma arvan, et see on jah see, mida igaüks peaks nagu mille poole püüdlema, et keegi ei saa ju ideaalne olla, on ju. Sa ütlesid, et kui noh, paljud teevad midagi koos, et sellest saab ka asja. Kas sina oled selline nagu noh, meeskonna nagu mängija või sinu valdkonna puhul sa pead olema eelkõige selline ise nagu enda jaoks liider, et kuidas see elus on? No see on selles suhtes päris kahetine asi, et üldiselt ma pigem olen selline üksitegija, on ju. Ja ma mäletan seda ka, et noh, kui ma ka noorem hakkasin kandideerima töökohtadele nagu esimest korda ja siis noh, alati tihti on see, et sa pead olema tiimitegija, vaata, öeldakse, et kuulutuses ja noh, mis iganes öeldakse, et pead olema tiimitegija ja noh, ma tahtsin nagu aus olla, noh, ma ütlesin, et jah, et ma pigem nagu meeldib nagu, või noh, ma ei ole võib-olla väga hea tiimist, mul meeldib nagu eraldi ise pusida, on ju, ja siis öeldi, et noh, et ei, sa pead ikka nagu tiimitegija olema ja siis see kord, kui ma nagu otsustasin nagu valetada, et ma tööintervjuul küsiti, et oled sa nagu üksik üritaja või team player, on just, ma ütlesin, et ja noh, kindlalt, noh, 100% team player. Ja siis nad olid nagu, et no tegelikult siin töökohal oleks vaja, et see nagu iseseisvalt. See on nagu kurat küll. Aga näiteks, kui võtta stand-up, siis no muidugi sa oled jah, nagu iseenda, ma ei tea, CEO või kuidas sa ütled, või et sina arendad oma materjali, sina teed seda tööd, sina põhimõtteliselt,
turundad ennast, ma ei tea, sotsiaalmeedias, kus iganes, aga nagu Eestis ma arvan, stand-up just sai nii populaarseks või mis meile edu tõi, oli see, et me nagu nende tüüpidega, kellega me hakkasime stand-upi tegema, et me oleme alati teinud nagu asju koos. Sest meil oli kõigil nagu ühine nägemus, et kuidas peaks stand-upi tegema, et meil oli see standard, et me tahame teha seda nii nagu tehakse Ameerikas näiteks ja me teeme oma showsid selle standardi järgi, sest me tahame, et see kvaliteet oleks hea ja me oleme hoidnud nagu üksteist nagu tasemel sellega, et me ei lase kellelgi teha, ütleme, võib-olla mingit nalja, mis on nii-öelda nagu häkk öeldakse siis selle kohta, et see on nagu mingi nii lihtne, labane asi on ju, mis on nii ära tehtud on ju, et ei, sa pead ikka nagu proovima midagi paremat teha või öeldakse ka, et madalalt rippuv vili on ju. Et sul on see kõige lihtsam nali, mille peale saad tulla, mille peale põhimõtteliselt igaüks võib tulla, et sa võtad selle või siis sa proovid seda kõrgemalt rippuvat vilja on ju. Ja tegime nagu poistega siis showsid, asju tegime alati koos, sest me teadsime, et kui me proovime nagu seda üksi teha, siis nagu üksi meil ei ole kellelgi sellist võib-olla kõlapinda või võimu, et nagu saavutada seda, mis me oleme saavutanud, et me teeme nüüd huumoriklubiga näiteks suvetuur, väga, väga suur show on ju, üle Eesti käime ja see on kõik nagu väga niisugune kollaboratiivne, et kõik panustavad sinna, on ju, mitte ainult see materjaliga, me kõik lähme kohale, seame ruumi üles, on ju, ise kontrollime, müüme uksel pileteid, on ju, mis iganes ja see on nagu ma arvan viinud meid sinna kohta, kuhu me nagu üksi poleks jõudnud. Et jah, arvatakse, et nagu show business või nagu stand-up on väga selline kõrilõikajalik ja võib-olla välismaal ongi, et nagu inimesed nagu pigem ei taha üksteist aidata või nagu ma ei tea, aga Eestis tõesti, kuidas see kujunes, oli nii, et me panime nagu jõud kokku ja oleme seda aastaid teinud ja me nagu otsustasime nimelt, et just seda teed me lähme ja see on nagu edu toonud. Et ma arvan, et see on hea näide, vaata jah, täpselt, et sa ei peagi kõike üksi tegema, et ongi lihtsam või nagu mõttekam lihtsalt panna nagu jõud kokku. Kas sul on selline kindel igapäevane rutiin? Ei ole, tead, ei ole, jah. Võib-olla see, et sa käid õhtuti, enamik õhtuid, ütleme võib-olla 4-5 korda nädalas, sul on õhtul open mic, on ju. See on suht kindel. Lähed, käid open mic'il, vabamikri õhtu, harjutad uusi nalju, on ju. Aga muidu on jah tõesti see, et kindlat rutiini ei ole, et see töö on nagu väga nagu, kui see fluiidne või voolav, et võib-olla sul on mõni erashow tuleb mingil õhtul, on ju, aga kuidas sa nagu päeva sisustad, see on sinu asi, et ma ei tea, praegu ma ütlen, mul ei ole nagu kõige stabiilsem rutiin, et võib-olla ma peaks seda harjutama rohkem sisse, võtma rohkem aega võib-olla, et kirjutada spetsiaalselt, iga päev äkki, et kirjutangi mingi 2 tundi näiteks. Aga kurat, ma olen nagu niuke, ma ei tea, ma olen veidi laisk, ma ütlen ära, see on võib-olla mu kõige suurem miinus ongi see, et kõige suurem, vaenlane mul, et on see laisk. Ka teistmoodi võib öelda, et ma olen loominguline. Aga ma saan aru, et nagu sellist asja ei ole, et ma ei tea, tund päevas on konkurentide analüüs, siis tund päevas siis uued väljad ja siis tund päevas ettevalmistus, et sellist asja ei ole. Ei ole jah, ma arvan, et nagu kui ma ei tea, võib-olla see oleks hea, võib-olla aga võib-olla vastupidi tapaks loomingut. Ongi, ma ei tea, ma ei oska öelda. Aga jah, kindlasti koomikud ei ole nagu kõige sellised distsiplineeritumad inimesed, ma arvan. Et jah, loominguga on nii, et sa ei saa seda otseselt mõõta, on ju, aga samas, kui sa ikkagi pühendad nagu aega sellele, et proovida midagi luua, et nagu kirjutad, et ongi, et kirjutan mingi kindla
mingi kindel aeg päevas, kus ma proovin kirjutada, siis see on tõenäolisem ikkagi, et okei, võib-olla sa lood midagi, see pole 100%, aga see on tõenäolisem. Iga tegevus ikkagi vajab harjutamist. No absoluutselt. Aga see on looming, aga selline tavaelu nagu rutiin, et kindel aeg hommikusöögiks, ma ei tea, kas sa käid nagu trennis kuskil, et kas selliseid asju on ka? No praegu on suht lappes, ma ütlen kohe ära, et ei ole väga mingit kindlat aega millekski, et vaatame, kuidas jõuab, on ju. Trenniga on ka see, et ma olen nagu elu jooksul, mul on mitu korda, kus ma olen päris, ütleme, jah, nagu regulaarselt teinud ja siis on nagu pausid olnud. Näiteks mul, ma mõned aastad tagasi nagu ma tegin näiteks jõusaali värki kodus hantlitega, mis iganes. Päris heas vormis olin, siis ma nagu vigastasin õlga ja siis ma ei teinud jälle tükk aega. Siis ma hakkasin uurima, et okei, mingit füsiovärki, et tahaks hakata uuesti tegema, tegin aeglaselt füsiovärki, töötan ennast uuesti üles. Ja siis tuli jälle see opivärk, on ju, pärast seda sa ei tohi, mõned nädalad sa ei tohi trenni teha, on ju, siis, aga lihtne vaata, on laisk, on ju, lihtne on nagu pooleli jätta, et mõtlen, ma järgmine nädal teen, on ju, siis tuli jälle paus sisse, on ju, ja nüüd ma olen hakanud nagu uuesti, mõtlen, tahaks uuesti alustada, aga ma ei ole nii kaua trenni teinud, ma ei saa nagu kohe ju minna, gorilla värki. Et siis no ei tohi ka tegelikult. No täpselt ja siis ma ütlesin, okei, ma alustan siis teen neid füsioharjutusi jälle nagu väga kergete raskustega, et töötan ennast üles, et praegu ma olen seal punktis, et ma hakkan nüüd uuesti just teen neid füsiovärke ja aeglaselt töötan ennast uuesti üles, et mingit rasket trenni praegu kindlasti ei ole, aga ma proovin nagu vähemalt regulaarselt teha neid füsioteraapia harjutusi, et nagu proovin seda distsipliini ikkagi või sellist mis iganes graafikut endale luua, sest tegelikult ju sport on ka jällegi üks ütleme rõõmuallikas või endorfiinide allikas, see on ju teaduslikult tõestatud, et kui sa teed trenni, saad endorfiine, see on positiivne, pluss nagu see, et ma sundisin ennast seda tegema ja nüüd mul on see, mis ütleme, tunnen ennast hästi, et okei, ma tegin ära, mingi uhkus, on ju. Need kindlasti see on asi, mida ma nagu tahaks või nagu kavatsen teha rohkem edaspidi, aga jah, ma ütlen tõesti praegu mul, ütleme, mul ei ole suht nagu mitte midagi kindlat päevaplaanis, õhtune show, ütleme nii, et 4 päeva nädalast see on kindel, et õhtul on show, ülejäänud on vaba kava, vaatab millal ma ärkan, on ju, kas ma vaja poodi minna, lähen, ma ei tea, ma ei ole nagu väga suur etteplaneerija nagu selles mõttes. Süsteemi puudumine on mõnikord ka süsteem. Aga kas sul tuleviku osas pikemas plaanis on ka nagu mingi nagu suurem nagu eesmärk või siis suurem plaan? Tead, tahaks kindlasti teha seda, et käid nagu välismaal, on ju, töötad välismaist või mitte välismaid, inglise keeles mul on päris palju materjali nüüd, ma olen teinud nagu erashowsid asju inglise keeles, palju asju, mis mul on, annab tõlkida eesti keelest inglise keelde, palju materjali mitte, et mu inglisekeelne set ei ole kindlasti nagu nii hea kui eestikeelne, aga midagi seal on, midagi nagu on ju, ja tegelikult kas või lihtsalt Euroopas on päris palju nagu võimalusi, et sa saad käia eri linnades, teha seal open mic, kui läheb hästi, siis võib-olla suuremaid showsid, et see on kindlasti minu mingi tulevikuplaan, et hakata nagu veits rohkem Eestist väljas käima ja nagu avastama, et mis seal pakutakse. See on nagu lihtsalt iseenesest ka tore ju, et lähed kuhugi reisile, on ju, teed veits stand-upi, et sa ühendad need kaks asja. Et see on nagu kindlasti asi, mida ma tahaks teha rohkem. Ardo, sinu puhul on tegelikult see, sa ütlesid, et sa ei tea, kas sa oled hea inimene või mitte.
minuni on ainult väga palju häid sõnu sinu kohta tulnud ja ma väga usaldan oma väga lähedaseid inimesi, kes on sinust ainult head rääkinud. Et kui ma su nime mainisin hiljuti, siis tuli kohe, Ardo, see on nii tore mees, ta on nii äge mees. Mis toobki mind selle järgmise küsimuse juurde. Maailm on väga kirju ja värviline, mis on täiesti normaalne, peabki olema, me ei saa ühe režiimi järgi elada. Küll aga meil on väga palju tekkinud sellist väga vastikut ja toksilisust värki ka. Seda on alati olnud, viimasel ajal eriti palju. Meil on igasugused naiste vihkajad, näpuga näitajad ja Andrew Tate'id ja ise hakanud Andrew Tate'id kahjuks mingid selliseid on hakanud ka liikuma, mida on minul väga vastik vaadata, noh, mulle läheb see kohe näo selliseks, eks ju. Kuidas sina said aru, et kuule, see värk nüüd küll kuskil ei sobi? Ilmselgelt sa mõtled enda peaga, seda ma näen, aga kus tundsid sina ära, et kuule mees, see ei ole õige värk, see hakkab mulle küll vastu, mis nendel inimestel viga on? No, ma ei tea, ma arvan, et kui ma oleks nagu, ma ei tea, 13 või midagi, siis võib-olla see oleks päris lahe, aga see lihtsalt nagu kasvad sellest välja. Sest jah, ega sellised tegelased ei ole ju nagu midagi uut selles suhtes, et ma mäletan, noh, ma olin ka noor mees, on ju, loen netis mingi bodybuilding foorumit, on ju, seal oli see Misk osa, mis ei olnud väga bodybuildinguga seotud, aga seal lihtsalt kirjutati mingeid ulme asju, on ju. Ja paljud mõtted, mis, noh, tänapäeval nüüd on siis suht mainstream tänu igasugu Andrew Tate'i laadsetele tüüpidele. Noh, tolle ajal seal foorumites olid olemas, on ju, olid olemas igasugu pick-up artistid, kõik see oli nagu olemas juba, noh, 15 aastat tagasi, kindlasti ka palju aega rohkem tagasi. Aga noh, see oligi see, et okei, see oli mingites kuskil foorumites, see ei olnud nagu, sellel ei olnud nii laia kõlapinda, nagu praegu ühiskonnas on. Ja minu meelest praegu, need on kõik samad mõtted, mis nagu vanasti olid, aga need on lihtsalt pakendatud veel nagu lollimas vormis või nagu see sõnakasutus on nagu veel vaimuvaesem. Aga see on edukas, sest lihtsalt see jõuab, see ongi see nagu vähim ühisnimetaja või et see nagu et sa läbi selle lolluse sa jõuad nagu suurema hulga inimesteni, sest see on nii lihtsasti seeditav. Et ma ei tea, mul endal tundub võib-olla, et sa nagu lihtsalt, noh, sa kasvad sellest nagu välja või ma ei tea. Või siis ma lihtsalt soovitaks, noh, et ma ei tea, mine õue või midagi. Nagu see on see, et ära ela seal netis, ära viida oma aega sellega, et sa vaatad mingeid videosid, et kuidas mitte olla beeta, ole alfa või sigma või kes iganes on ju. See läheb käest ära juba. Ja, et lihtsalt nagu, noh, ma saan aru, et eriti noorena võib-olla sul veri vemmeldab, testosteroon on ju, muidugi võib-olla sinus ongi mingi selline änks sees või tahe teha ja siis seda on, ma arvan, võib-olla nagu lihtne nagu võib-olla vihaks pöörata. Aga mõtlegi sellele, et lõppude lõpuks kõik see asi on ju loodud selleks, et midagi müüa sulle ja sinust raha välja pumbata. Et nad tahavadki, et see oleks vihane, ütlevad, et ei, noh, see, mis iganes tavameedia valetab sulle, ülikoolid valetavad sulle, ära usu mitte midagi, usu ainult mind, on ju, osta minu kursus. Ja nüüd sa oledki seal, et sul on need mõtted peas, aga kas need on nagu su enda mõtted või lihtsalt keegi pani need sulle pähe, et ta saaks sinust raha välja pumbata. Et internet, ma tunnen, annab nii nagu väära pildi kohati sellest, et milline päris maailm on. Et on ilmselt tüüpi, kes päriselt usuvadki, vaata, et selle jaoks, et ma ei tea, naist saada, sa peadki olema mingi miljonärist 2-meetrine six-packiga, mis iganes mingi üliterava lõuajoonega tüüp. Aga nagu mine päriselt õue. Vaata, mis tüüpidega naised käivad. Vaata, lihtsalt ila tilgub mingitel tüüpidel. No, et see standard on väga madal. Kohati väga madal standard. Ja samas internet on nii äärmuslik ka, sest ühest otsast sul on need tüübid, kes väidavad, et sa pead olema mingi miljonär, mis iganes chat CEO, et saada endale naist. Ja siis samas
sa võid internetis minna kuhugi teisele saidile, sa lähed kuhugi Redditisse, on ju, ja siis seal on noh, iga päev on mingi teema, kus keegi küsib, et kas ma reageerin üle, am I overreacting või am I the asshole, mingid sellised asjad, kus küsivad, et jaa, et mu mingi boyfriend jätab oma sitased alukad vedelema igale poole ja ma ütlesin, et mind nagu häirib ja et äkki ta võiks nagu pesta ennast või midagi ja ta ütleb, et ei, et perse pühkimine on gei, et tema ei kavatse midagi muuta ja siis ma mõtlesin, et kas äkki mina olen see, kes reageerib üle, on ju. Et järelikult kuskil on naised, kelle nagu standard on nii madal, et neil nagu boyfriendil on sitt püksis ja nad on nagu, äkki see on minu süü, ma ei tea. Et noh, on need mehed, kes tahavad naisi, on need naised, kellel on väga madalad standardid, et äkki me saame nad kuidagi kokku viia, on ju. Et tegelikult nad on olemas, et see ei ole see, sa ei pea olema mingi üliinimene, lihtsalt no normaalne võiks olla ikka. Yeah. Normaalne, ole normaalne, see ongi minu mine päriselt. Puhas. Mine õue. Vähemalt. Jah, mine õue, mine räägi, mine tutvu inimestega, mine räägi inimestega nagu silmast silma, saa nagu päris kogemusi oma enda elus, suhtu inimestesse nagu indiviididesse, suhtu lugupidamisega inimestesse, kui nad just ei mingil põhjusel annavad sulle põhjust mitte nendest lugu pidada, aga jah, ma arvan, et see on nagu see lahendus, et mida vähem sa tarbid igasugust sellist interneti rage bait contenti, seda õnnelikum inimene sa oled, sest kui sa vaatad neid inimesi, kes on nagu Andrew Tate või tema sarnased, ma ei usu, ta ei tundu nagu, et ta on õnnelik inimene. Ma ei tea, võib-olla see on kõik nagu lihtsalt nagu ka mingi näitemäng äkt, et tegelikult ta päris elus on mingi üli chill, aga vaadates neid klippe, no ta ei tundu nagu. No aga võib-olla selles ongi asi, et miks inimesed üldse vaatavad seda. Et no eriti mehed, eriti noored mehed, et esiteks sellepärast, et soovivad lihtsaid vastuseid ja lihtsaid reegleid ja et keegi ütleks, et vaata, selleks, et olla nagu alfa, sa peadki olema loll. No tegelikult suht lihtne seda ka nagu jälgida ja teha nagu. Aga miks nad üldse seda küsivad, miks üldse tekib selline soov? Enesekindlust ei ole. Enesekindlust ei ole ja selle asemel, et seda nagu arendada, teha palju tööd, et inimene läheb ja küsib ja siis keegi pakub siis enda kursuse mitte väga suure raha eest ja ongi, nüüd sa oledki alfa nagu vaatad, kuidas olla nagu loll ja oledki nagu alfa, et noh, et mina ka muidugi lihtsustan seda nagu pilti praegu, aga kahjuks see nii on. Aga kui oleks nagu sinu nagu kursus, et kuidas nagu päris nagu mees olla, et või mida see üldse tähendab, et mida sina siis ütleksid? Ma arvan, et kui nagu mõelda, et mis teeb mehest mehe, siis ma arvan, et ta peaks nagu oskama iseenda eest hoolitseda. Ei ole nagu asju, mis on siis puhtalt meeste mingid tööd või naiste tööd, ma arvan, et mehena sa peaks saama hakkama, sa ei pruugi ju elada alati koos naise või ema või kellegagi, on ju, et kui sa oled nagu, et ega mees süüa ei tee või ega mees pesu ei pese või noh, siis on okei, mis sa siis nälgid või nagu elad oma mingi räpasuse sees lihtsalt või, et lihtsalt ja ma arvan ka, et igasugust soovitust, kuidas olla mees või naine, et ma arvan, need on pigem nagu üleüldisemad, et kui sa võtad näiteks, mis võib-olla on nagu peetakse nagu positiivseks, maskuliinseks omaduseks võib-olla on see, et noh, sa seisad enda eest, on ju, et sa võid nagu vajadusel olla agressiivne, on ju, kaitsta ennast, oma pere, mis iganes. Aga see ei ole ju otseselt nagu naise jaoks ka halb omadus ju. Või kui sa võtad, et naise ja nagu, et peetakse, mis on nagu traditsiooniliselt positiivne naiselik omadus, et nagu hoolivus või nagu kaastunne, on ju. Ja see ei ole ju halb asi mehe jaoks ka. Et need on kõik inimlikud asjad
et ma arvangi, et proovi nagu olla inimesena nagu hea või nagu ennast pidevalt täiustada, et ja ära piira ennast sellega, et okei, need on need mehelikud asjad, need on need naiselikud asjad, et proovi nagu olla niisugune terviklik inimene, sest see on sulle kasulik, noh, ma lihtsalt ütlen, mehena sa peaksid oskama iseenda eest ka hoolitseda, sest ma ei ole mingi suhteekspert, on ju, aga mulle tundub, et kui naine nagu hakkab sind nägema lapsena, noh, et see ongi, et ta ei oska süüa teha, ta mingi ei oska pesu pesta, on ju, ta lihtsalt jätab oma alukad vedelema, et mina pean nagu tema järelt koristama ja lõpuks ta näebki, et sa oled nagu see mingi väike 4-aastane, on ju, kes tule appi, on ju, siis tõenäoliselt ta kaotab mingit atraktsiooni sinu vastu, on ju, et ta ei näe sind võib-olla nii seksuaalselt, kui sa oled talle nagu mingis mõttes nagu laps ja kui see nagu seksuaalne tõmme kaob suhtest, siis võib öelda, et see on nagu pigem kehv, on ju, et see on pigem vajalik asi, et see on sulle endale kasulik, et sa nagu ei näe naist nagu oma emana, sest noh, kui sina näed teda oma emana ja tema näeb sind, et okei, see tüüp on nagu laps, siis noh, see on nagu fucked up dünaamika, vaata, see on nagu veider, on ju, et tegelikult päris korralik kursus võiks internetis müüa. Juba toimub. No kurat, siis selle lõikame välja, sest muidu nagu nad saavad tasuta selle. Aga jah, ma ei tea, ega ma ise ka ju noh, ma ise ka nagu ma tunnen, et ma nagu arenen ja õpin, vaata, et ega mul endal ka vastuseid ei ole, et ma noh, võib-olla sa noorena mõtled kindlalt, et noh, kui ma olen 30 või mis iganes, et siis ma kindlasti tean, aga noh, ma ise ka tunnen, et noh, et mul endal on kindlasti ka palju veel õppida, et kuidas noh. Kas vanus nagu hirmutab sind või sa oled veel nii noor, et sa ei mõtle selle peale? No ma arvan, et hirmutab küll, jah. Ma arvan, et hirmutab tõesti. Sest noh, ma ei tea, mul tundub nagu, et vaimselt tõenäoliselt on vahe, aga mul otseselt ei tundu nagu, et noh, oleks vahe, et kas ma oleks 25 või et noh, vaimselt ma võin ikka olla 25, aga noh, ma olen 33 tegelikult nüüd, on ju. Aga noh, muidugi ma ei ole jõudnud sinna vanusesse, kus nagu see füüsiline vananemine on ju hakkab nagu tugevamalt tunda andma. Aga ma arvan küll, et ma olen näinud inimeste pealt, vaata, et kus nagu tervis annab alla ja igasugu probleeme tekib ja et nagu see, ma pean nagu aus olema, tõesti on nagu hirmutav, et noh, ei tahaks ju elada niimoodi, et sul on nagu ebamugav või valus teha isegi igapäevaseid asju, et miski vaevab sind kogu aeg, et see tundub päris rets. Ja noh, ma loodan, et seda saab nagu siis hea eluviisiga nagu edasi lükata. Aga sellega tuleb tegeleda juba praegu. Jah, aga mitte siis, kui tuleb. Jah, õige. No ma tead, mis ma sõin kunagi tööstuslikes kogustes nagu šokolaadi, see oli minu suur asi, et ma võisin iga päev süüa mitusada grammi šokolaadi. Aga nüüd mina ka muidu. Piimašokolaad või tume? Piimašokolaad. Kindel šokolaad. Ja, vist nii mõnus on ju. Aga jah, nüüd olen mingitest asjadest loobunud. Ja võib-olla või siis tegelikult nagu su keha ka ju muutub, on ju, et võib-olla sul nagu loomulikult mingid isud kaovad ära. Keha saab aru, et okei, kui sa sellel teel jätkad, siis läheb veits halvaks, et tõmba veits tagasi. Kuidas alkoholiga lood on? Tead, alkoholi ma tarbin väga vähe tarbin alkoholi. Põhimõtteliselt, kui ma hakkasin stand-upi tegema, siis oli nagu küll lahe, et vaata, sa teed mis iganes venüüs kohas, et seal tihti oli see, et kuna sa oled esineja, sul tasuta joogid, on ju. Ja mõni koht nagu Tartus Mökubaar oli näiteks nii, et piiramatult tasuta jooke. Et sa võid olla seal õhtul kella 3-4, on ju. Ja siis panna šotte, asju, kõike tasuta said, on ju.
ja noorena nagu oli äge, aga siis nagu mingi hetk kuidagi need kohad veits hakkasid nagu tagasi tõmbama seda piiramatute jookide andmist, et enne saad 2 jooki, nüüd saad 1, on ju, siis lõpuks oli see, et okei, sa saad 1 joogi 25% soodsamalt. Ja see loomulikult nagu tõmbas tagasi, et põhimõtteliselt, kui ma nagu pidin maksma hakkama ise selle eest, siis ma olin nagu, et ei, ega nii palju ka ei meeldi, et aga kui ei peaks maksuma tead, ma arvan, nüüd on see ka, et nüüd võib-olla need pohmakad ja asjad oleksid hullemad, et siis ma mõtlen, et ei ole seda väärt. Vahetevahel ikka muidugi, sest Oscar Wilde või võib-olla keegi teine kirjanik, ma täpselt ei tea, aga oli niisugune tsitaat, et kõike tuleb võtta mõõdukalt, isegi mõõdukust, on ju. Nii et vahepeal ei pea olema mõõdukas, vahepeal pane hullu, aga jah, regulaarselt ma ei joo tõesti. Et see, ma arvan, on suur pluss vast tervise koha pealt. Sinu võitiga juhul. Saate keskel sa mainisid, et vähemalt Eesti stand-upis väga sellist backstabimist, äsamist ja üksteise kadedust nii väga ei ole. Siis minu järgmine küsimus ongi selline, et mina tulen ise wrestlingu maailmast. Jube koht, kus olla. Väga, väga palju kadedust ja jama keeramist täis. Küll aga, kui sul on seal hea ring, siis sa oled see võitmatu ja see on hästi kinnine ring ja seal olevate tüüpidega ja meestega ma suhtlen tänaseni, et me oleme väga, väga tugev nii-öelda inglise keeles öeldus siis brotherhood. Et ka sinul on enda see vennaskond tegelikult olemas. Mis on teie edu võti, et te olete nii tugevalt kinni üksteisega ja tegelikult teil see teamwork ju sujub väga hästi, kui nüüd päriselt vaadata, kuhu te tegelikult jõudnud olete nende aastatega, mis on hämmastav. Jaa, no meil on lihtsalt nagu nii lõbus on, et kui me oleme koos, siis nalja saab ja ma arvan, see ongi vast nagu kõige tähtsam tegelikult ju, et sul meeldib olla nende inimestega koos. Ja nagu ma enne ka ütlesin, et me nagu ilmselt mõjutame üksteist olema paremad, on ju. Et kindlasti on mingil määral nagu kadedust ka, et muidugi keegi teeb väga hea nalja või killib laval, on ju, et väga hästi läheb. Siis ikka vaat, kurat on ju, aga samas sa vaatad, et okei, et ta tegi selle hästi, et nüüd ma pean ka paremini tegema ja samas ka, et me nagu aitame ka üksteist, et teemegi, tüüpidel on oma podcastid näiteks, kui keegi midagi promoda tahab, kutsud külla, on ju, või jagad tema asju, on ju, sest jah, et me saame aru, et nagu selles ühtsuses on nagu mingi võim, mingi jõud, on ju, et see on meile kasulik ja siis me töötame ka selle nimel. Et tõesti jah, nagu väga lahe, et nagu stand-up on toonud sellist inimesed kokku, kes ma arvan muidu nagu niisama tavaliselt ühiskonnas ei oleks võib-olla kokku saanud, on ju. Aga stand-up toob üleüldiselt väga palju mingi veidrikke, väga palju nagu äärealadelt inimesi kokku, et tõesti, et kui sa näiteks tuled open mic'ile või kuhugi, siis nagu sa näed nii palju erinevaid inimesi, kes nagu muidu tõesti võib-olla ei läiviks sotsiaalselt. Et see on nagu väga huvitav fenomen, väga huvitav. Mina tulen ka sektorist, mille kohta võiks öelda, et see on jube maailm ehk siis poliitikast, aga sellest ma ei tahaks võib-olla nagu rääkida. Ma küsiks, et kuidas sulle tundub, et sa kunagi ütlesid, et tegelikult vahet ei ole, kas sa oled torumees või arst, et nalja sa saad teha ja siis see mikrofon näitabki, et kas saad hakkama või mitte. Aga võib-olla on mingi nagu valdkond, mingi tegevus, kus te inimesed tulevad ja teevad seda paremini. Millegi pärast just see tegevusala nagu mõjutab nagu vastavalt.
no võiks arvata näiteks, et noh, ütleme, kui sa oled näitleja poliitikud on muidugi naljakad, aga tahtmatult ja see huumor ei ole liiga positiivne. aga noh, vähemalt poliitikuna ma eeldan, sul peab olema nagu paks nahk, on ju, et sa pead mingis mõttes nagu nalja mõistma, et muidu noh, sest noh, kui sa oled kõrgel kohal, on ju, et siis noh, ilmselgelt sa oled palju rahva suus, sa oled palju uudistes, inimesed genereerivad sinu kohta asju, et kui see väga nagu väga südamesse võtaks, siis noh, võib-olla hüppaks aknast välja või midagi, et mis paljudel oleks naljakas. aga artistid? no ütleme, kui noh, mis iganes ala võib-olla, kus sa tegeled nagu avaliku esinemisega, mingi kõnelemisega, on ju, et kui sul ei ole lavanärvi, siis see on juba väga suur pluss, on ju, sest väga tähtis on see, et kui sa teed setti, et inimestele ei jääks mulje, et sa oled nüüd paanikas, on ju, et võib-olla isegi, kui sul ei ole mingit erilist nalja, on ju, et sa ütled midagi, ei olnud naljakas, inimesed ei naera, aga et siis sa kohe ei lagune ja nagu rahval ei tekista tunne, okei, issand jumal, et nüüd ta ju mingi vaimselt laguneb, nüüd ta läheb koju, ma ei tea, tapab ära ennast või midagi, sest ta on nii stressis sellest, et kui sul jääb mulje, et nagu, et okei, noh, sa oled nagu normaalne inimene, enesekindel inimene, siis nagu rahval ei teki seda ebamugavust ja see on juba suur asi, siis nad on sinu poolel nagu, noh, tunnevad ennast ka piisavalt mugavalt, et naerda, aga no ma ei tea, ma arvan, mida huvitavam elu sul on, et võib-olla mida rohkem lugusid sul on, et see aitab, et võiks arvata ka ju, et võib-olla näitlejad on nagu väga heas seisus, on ju, et neil on mingi baas all tulevad, teevad stand-up on väga hea, aga vaata näitlejatega on see ka võib-olla, et nad on natuke nagu liiga välja koolitatud, vaata, et neil on nagu liiga hea hääl võib-olla, et neil on see kajav kõmisel hääl ja siis käisin hiljuti poes ja üks vahva sekeldus juhtus, on ju. Et tegelikult stand-up ongi just hästi selline nagu tänavalt tulnud või rahva seast, et sa ei pea olema sellise kõmiseva häälega hästi plastiline ja valitsen oma keha, on ju. Et ongi lihtsalt see, et mida rohkem see tundub, et ongi lihtsalt suvatüüp tänavalt rahva seast räägib mingit asja, võib-olla ta pobiseb midagi, natuke kokutab, ma ei tea, veits mõmiseb, on ju, nagu mamblib. Et see pigem annab juurde, et seda vahetum see tundub. Et sellepärast on ka see, et stand-upis nagu, sa saad nagu ikkagi ainult seda tehes paremaks. Et sa ei saa nagu olla kuskil mujal nagu inkubaatoris, teha mingeid muid asju ja siis tulla ja olla nagu väga hea. No enamasti muidugi. On kindlasti on erandeid. Aga jah. No kindlasti, kui sul, no ma eeldan näiteks, et keegi võib-olla, kes töötab haiglas või mingi haiglaõena või midagi sellist, et seal nagu, no sealt tuleb lugusid, on ju, et noh, igasugu rahvast ju näeb seal, on ju, ja ma olen kuulnud ka, et noh, näiteks keegi töötabki õena, on ju, ütleb, et noh, et seal on mingid vanamehed, kes teevad nagu abielu ettepanekuid ja värke, et see on nagu naljakas, et kui sa koged nagu mingit elu ja mingid võib-olla elu mingit aspekti, millega nagu keskmine inimene ei ole tuttav, siis see on nagu alati huvitav. Fun. Trenn on ka juba sellepärast hea, eks me rääkisime, sest see hoiab meid vormis. Minu juurde võid alati tulla ja tead mida, sa saad minna ka Mihhaili juurde, nimelt taekwondo trenn, super asi, ise proovisin ära, jalad andsid nädal aega tunda, see on täiesti seda väärt. Kusjuures ma käisin noh, mingi ma ei tea, 4. klassis äkki või midagi, mingi aja ma käisin kunagi jiu-jitsus, aga sellest on nii palju aega möödas, ma ei mäleta nagu väga palju sellest, aga mäletan lihtsalt, et mingi hetk ma pidin nagu loobuma, sest juhtus selline olukord, et nagu osad poisid, kes olid nagu minu vanuses ja ütleme kaalukategoorias läksid ära, ma ei tea, mis põhjusel, podagra või midagi, ma ei tea, noh, igatahes. Ja siis ma jäin sinna ainsana ja siis oligi see, et minust olid kas väga palju vanemad ja suuremad või siis väga palju väiksemad. Ehk siis kas ma saan, mind tambitakse või ma tambin mingit last seal. Ja siis
ma nagu jätsin selle pooleli, aga noh, mingi võitluskunsti kogemus on väga ammu muidugi, aga ma arvan, et kui ma tuleks sinna trenni, et siis noh, suht nullist peaks ikkagi alustama. Aga kes teab, äkki mingi lihasmälu on, ma ei tea. no me võime leppida kokku, et proovime, vaatame, kas on ja seda saab pärast ka arendada ja see võib-olla saab olema sinu nagu rutiin, et 3 korda nädalas hakkad taekwondoga tegelema. Ja saad kindlasti nälja ka, saad pärast sellest nagu palju rääkida. Ja see on nagu kasulik ka tegelikult, kui sa oskad mingit sellist asja, sest noh, koomikuna näiteks keegi segab vahele esireas, tõmbad kohe nagu jalaga. Roundhouse. Ei, selles mõttes, et mina läksin enesekindlalt sinna oma Muay Thai ja wrestlingu backgroundiga, aga ma ütlen, et see oli mul ka täiesti nullist alustamine, nii et sellepärast sa küll muretsema ei pea. Me oleme jõudnud saatega täpselt siia kohta, kus nüüd tuleb see klassikaline, kui sul on midagi öelda meestele, inimestele, noortele, vanematele, enda vanustele. Meis kõigis on see mingisugune hääl, mida me tegelikult tahaksime välja panna, mingisugune hea sõna, mis me tahaksime inimestele öelda, siis praegu oled sina voice of the voiceless, lase käia. Kallis rahvas. Paitage oma sõpru, armastage oma kasse ja koeri, toetage Eesti stand-upi, tulge vaatama showsid ja olge muidu mõnusad. Jah, väga hästi. Enne kui me saate lõpetame, ma igaks juhuks ütlen sulle, Ardo, ma olen see mees, kes ei karda öelda meestele seda, et sa näed hea välja, sul ei ole mitte millegi pärast muretseda. Ma ütlen, see habe, see on ainult ekstra 50 punkti juba juurde, nii et sul läheb väga hästi. No sul on nagu veel majesteetlikum abe, ütleme nii. No, toimib. Kasutad mingeid õlisid ka. Vahel, jah. No, kuulge mehed, no siis ma ka julgen seda öelda, et te mõlemad olete väga nagu, väga ilusad. Ja Mihhail, sina näed super hea välja ja kusjuures võrdlesin teda Jet Liga. No, minu arust on tal filmistaari nägu, nii et kui kellelgi on midagi öelda Mihhaili kohta, siis ennem läheb minust. Kas see osa jääb sisse ka? See jääb sisse. Sul on see, et sul on praegu pintsak seljas on ju, aga sa näed nagu ilma ka hea välja. Ei, ta näeb väga hea välja. Sest ma mäletan, kõik mäletavad seda pilti kuskil Nõmme ujulas äkki sina ja Jüri Ratas. No, full shredded nagu. Siiamaani. Ühesõnaga, voim ja vägi, voim ja vagi @gmail.com on see koht, kuhu te saate meile kirjutada. Me oleme juba väga palju häid kirju ja soovitusi saanud, nii et pange julgelt teele. Kui sa ei tea, mida oma mehele anda edasi, kui ta ei tee mitte midagi, kui ta ei kuula mitte midagi ja ainult iniseb, siis anna talle meie podcast, jaga seda ka sõpradega või kuula ise. Kindlasti jaga seda edasi, sest tegelikult on hea, kui see hääl läheb siit ka edasi suurematesse massidesse, aga jah, hoidke kasse, koeri, naisi, sõpru, soovige üksteisel ikkagi head ja nagu ütles ka meil Uku Jürental, tegelege iseendaga.